Tere minu poolt ja mina olen siis Pille Rohtla, olen Audentese erakooli põhikooli ajalooõpetaja ja tahan teile siis kõnelda täna oma kogemustest ajarändude radadel. Ja tean, et Eestis on mitmeid ajarändajate koolkondi, et mina räägiksin siis ühest neist ja loomulikult saab siin olema ka juttu muuseumite ja koolide koostööst. Et kõigepealt siis ajarändude ajaloost. Et ajarännak on siis Ebe Vestergreni ja Kalmari muuseumi poolt välja mõeldud ajaloo õpetamise ja õppimise meetod. Ja Rootsi kuningriigis on ta alguse saanud juba eelmise sajandi 80. aastatel. Eestis ta jõudis ta siis selle sajandi alguses. Ja Ebe Vestergren on loonud ka rahvusvahelise ajasrändajate organisatsiooni Bridging Ages ehk siis sild üle aegade, kus on siis 22 riiki 4 kontinendilt ja nendest siis 8 riiki moodustavad selle organisatsiooni juhatuse, kuhu kuulub ka Eesti. Ajarännak, mis see on? Ajarännakul siis viiakse inimesed konkreetsesse aega ja kohta ja võimalik, et ka konkreetsete inimeste juurde ning toimub kindla ajahetke uuesti läbielamine. Ajarännaku puhul ei ole pealtvaatajaid ja esinejaid, vaid kõik on osalejad. Ja seetõttu on ka ettevalmistus väga pikk ja põhjalik, et kui meie kooli ajarännakud toimuvad tavaliselt veebruaris, siis ettevalmistused algavad meil juba oktoobris. Ehk et tuleb leida idee, tuleb leida koht, tuleb tegeleda andmete otsinguga, ehk et siin tulevad siis mängu muuseumid ja arhiivid, tuleb kirjutada stsenaarium, leida riietus, tegeleda lõhnade ja maitsetega, õpilasi ette valmistada ja mitte ainult siis ajalootunnis, vaid ka võimalikult paljudes teistes tundides, ehk siin toimub siis ka integratsioon erinevate ainete vahel. Mina olen kasutanud siis kindlasti koostööd muusikaga, kirjandusega, käsitööga, kunstiga, aga kindlasti saab ka leida mingeid seoseid ka matemaatika ja muu sellisega. Nii. Siis kindlasti on ajarännaku üks oluline aspekt see, et kasutatakse kõiki meeli. Ehk et tavapärases tunnis või muuseumitunnis on ikkagi ju kasutusel kuulmine ja nägemine, aga siin tuleb siis juurde ka kompimine, haistmine ja miks mitte ka maitsmine. Ja kindlasti kehtib siin lähemalt kaugemale printsiipe, et pole mõtet minna kohe, eks ole, Pariisi, vaid tuleb vaadata, mida jutustab kohalik kogukond, mis lood on sinu kodu ümbruses ja võtta kõigepealt need kasutusele ja lood, mida inimesed veel mäletavad. Ja lähenemine on kindlasti rangelt teaduspõhine. Ei ole see mingi vahva show või stiilipidu, vaid toimub tihe koostöö muuseumite ja arhiividega ja loomulikult kõikide elavate ajalooallikatega. Ettevalmistus on siis 7-etapiline, ehk tuleb läbida 7 sammu, millest 5 on siis ettevalmistus, 6 on ajarännak ise ja 7 on siis tagasiside. Ajarännak aitab mõista ka tänapäeva. Näiteks seda, et vabadus ei ole iseenesest mõistetav või et ajaloo lõpp ei ole veel käes. Ja loomulikult nii mitmedki õpilased on mulle ka nimetanud seda, et küll on mõnus tänapäeval elada, küll on palju toredaid asju olemas ja palju toredaid inimesi. Ja kindlasti on hästi oluline ka see iseenesest füüsiliselt ajas tagasi minek, sest ajas orienteerumine ilma abivahenditeta on ka täiskasvanutele päris raske, ehk et kui teid pannakse pooleks tunniks kuskile ruumi kinni ilma ajanäitajateta ja öeldakse, tulge poole tunni pärast siit täpselt välja, et väga raske on see aru saada, kui see pool tundi otsa sai, eks ole. Seda enam lastel. Ja seetõttu meie läheme alati niimoodi ajast tagasi, et kui me nüüd rändame 20. sajandi piires, ehk et siis me loeme tänapäevast tagasi aastaid sinna, kuhu me minna tahame ja pärast jälle tagasi. Ja kui me läheme näiteks keskaega, siis nende aastate lugemine võtaks päris kaua aega. Seetõttu loeme siis sajandeid ja kindlasti on oluline pärast ikka tagasi ka tulla. Et see nagu aitab lastel ajas paremini orienteeruda. Nii, et kus siis mina olen rännanud? Et minu kõige esimene ajarännak toimus aastal 2012 ja see oli siis eesrindlik koolipäev Nõukogude koolis. Ehk et sellest ajarännakust räägime pärast natukene pikemalt. Et praegu ainult siis nii palju, et toimus see siis koostöös Tallinna Linnamuuseumiga ja toimus ta siis meie koolis, aga natuke sellest hiljem pikemalt.
2013. aastal rändasime me aastasse 1928 ja leidis siis aset eeskujulike õppurite visiit Eduard Vilde juurde koostöös Eduard Vilde muuseumiga. Ja siin oli siis lugu selline, et oli möödunud 10 aastat Eesti iseseisvumisest ja riigivanem Jaan Tõnisson oli otsustanud premeerida Tallinna parimaid õppureid sellega, et nad said minna külla Eduard Vilde juurde. Eduard Vilde oli just eelmise aasta sügisel kolinud oma Kadrioru majja ja võttis meid seal siis rõõmsalt vastu koos oma prouaga. Tutvustati meile maja kõigepealt, alates siis köögis leiduvatest moodsast köögitehnikast ja läbi kabineti ja reiside jõudsime me ka siis magamistuppa välja, saime isegi teada seda, et kummal pool voodis magab härra Vilde ja kummal pool proua Vilde. Pärast seda siis suundusime elutuppa, kus toimus siis vestlus päevapoliitilistel teemadel ja härra Vilde luges siis ajalehte ja rääkis siis, mis ta sealt põnevalt parajasti näeb ja kui mõni õpilane tundis, et see on just see teema, millest ta tahaks rääkida ja tal tegelikult päris põhjendatult tuli see tunne, siis nad rääkisid kaasa. Ja teemad, mis siis 28. aastal meil jutuks tulid, olid näiteks see, et olid toimunud just taliolümpiamängud, siis suvel pidi toimuma laulupidu ja valminud oli uus laululava. Sellest sai räägitud, siis eelmise aasta lõpus oli avatud Reaalipoisi mälestusmärk Reaalkooli ees, siis oli seal veel üht-teist. Aga kõige huvitavam muidugi oli igasugused seltskonna uudised, mis on kinodes, mis on teatrites, mis on moodne selga panna ja kes kellega käib. Seda ajarännakut kordame me ka sel aastal veebruaris ja seekord meil on ka selline plaan, et kui meie jutud hakkavad nagu otsa saama, siis köögist hakkab nagu tunda olema sellist kohvi ja koogilõhna ja natukene siis maiustame ka. Nii, eelmisel aastal rändasime me siis keskaega aastasse 1514 ja leidis aset siis soolaleivapidu kaupmees Hans Viianti majas. Et siin pildi peal on kohe näha, et ajarännakul ei pea olema õpilased või üldse inimesed pealaest jalatallani vastavas riietuses, nendes keskaegset riietust ka suurel seltskonnal on suhteliselt keerukas muretseda, siis kunstiõpetajaga koostöös tegime siis ühe detaili, mis oli siis peakatted. Nii, aga Hans Viiantis siis koostöös Tallinna Linnamuuseumiga, see toimus meil jällegi, ja Tallinna Linnamuuseumis, mis oli siis tegelikult Hans Viianti maja olnud keskajal. Ja Hans Viiant oli nimelt mures, et kaupmeeste lapsed, kas nad saavad ikka piisavalt hea seltskondliku hariduse, et hiljem elus hakkama saada. Ja seetõttu ta kutsus nad külla ja meil esinesid seal siis raemuusikud, õppisime keskaegseid tantse, siis siin on meil näha palgasõdurid, kes räägib oma huvitavast elust ja näitab moodsat relvastust ja õpetab nendega siis ka ümber käima. Siis meil oli kohtumine magistrihärraga, kes rääkis olulisemat infot Tallinna linnast. Ja lõpuks oli siis eksam, et kaupmeestest papad saaksid teada, kas oleme nüüd seltskondlikult küpsed ja lõppes siis kõik meeleiva söömisega. Sellel aastal on meil plaanis jällegi rännata keskaega aastasse 1515. Päev Niguliste koolis on siis teemaks ja koostöös siis Eesti Kunstimuuseumiga ja Tallinna Linnamuuseumiga toimub see siis Niguliste kirikus ja algab meil päev siis piduliku protsessiooni ja jumalateenistusega ning seejärel on mitmed tunnid ehk siis grammatika, astronoomia ja külla tuleb ka katkutohter. Et sellised päevad siis. Ja nüüd natukene pikemalt ka eesrindlikus koolipäevas Nõukogude koolis. Et nagu ma ütlesin, et siin tuleb hästi kaasa haarata kogukond ja muuseumid ja kõik muu, et siin oleme kaasa haaranud ka härra Rohtla, kes on teinud siis meile plakati. Ja miks ma valisin 80. aasta just nimelt oma esimeseks ajarännakuks ja kooli, sest see on minu lapsepõlv ja minu kool ja ma tean täpselt, kuidas see asi käis. Et siin ei saanud tulla mingisuguseid eksitusi. Nii, ja mis meil siis kavas oli? Ma natukene loeksin. Et koolipäev algas siis pioneeride piduliku koondusega kooli aulas.
Koondus oli pühendatud Eesti NSV 40. ja suure Isamaasõja võidu 35. aastapäevale. Kõneldi ka Moskva olümpiamängudest ja eelseisvast Tallinna purjeregatist. Kuulati hardunult sõjaveteran Albert Sirgeselja pajatusi kangelastegudest suures Isamaasõjas. Sütitavate laulude ja luuletustega Nõukogude inimeste elust esines agiitbrigaad Punane Rukkilill. Läbi viidi ka mitmesugused koolitunnid. Kõigepealt siis ajalugu, kus toimus Nõukogude noore kujundamine ajupesu stiilis ning selgus, et Nõukogude ajalugu ei ole ennast kunagi faktides segada lasknud. Vene keele tunnis said õpilased teada, et vene keel on rahvastevaheline suhtluskeel. Tutvuti suure Nõukogude kirjaniku Vladimir Majakovski elu ja loominguga, vaadati sajus multfilme ning eriti oluline oli see, et loeti ridade vahelt. Tundidesse tegid kiirvisiite ka Sanepid jaama töötajad. Tegelikult mul tuli pähe see, et võib-olla nooremad inimesed tänapäeval ei teagi, mis asi see Sanepid jaam on, et guugeldavad pärast, vaatavad järgi. Igatahes Sanepid jaama töötajad kontrollisid käte puhtust, kammi olemasolu ja küünte aluseid. Tsiviilkaitsetunnis said siis õpilased teadlikuks tuumasõja ohust. Õpiti tundma ja kasutama gaasimaske ning evakueeruma varjendisse ehk kooli garderoobi. Kogeti ka rivitrilli. Loomulikult käisime ka Punanurgas, meie kooli pühamas paigas, kus hoiti kõige suuremad aardeid, ordenid, rändpunalipud, medalid, diplomid. Punanurgas toimus ka pioneeriks saamise rituaal. Lisaks võis uudistada näitust igapäeva tarbeesemetest, vaadata reklaamfilme kaupadest, mida poes saada polnud ja niisugune vahva hetk oli meil siis. Koolipäeva käigus selgus, et kooli on sisse imbunud Nõukogude vastane element, kes pesitses siis salajases vastupanu nurgas ehk õppevahendite laos. Ja siin selgus, et mitte kõik inimesed ei poolda Nõukogude võimu, tutvuti dissidentide ja riigireeturitega, räägiti metsavendadest, lauldi laule, sirviti pagulaskirjandust ja kuulati Ameerika häält. Loomulikult lehvitati ka sinimustvalget lippu. Nii, nüüd paar sõna ettevalmistustest. Ka siin algasid meil ettevalmistused juba oktoobris, tihedas koostöös siis Tallinna linnamuuseumitega ja loomulikult ka kodudega. Otsisime fakte, kogusime mälestusi, kogusime igasuguseid asju ja lisaks veel valmis meil ka stend meie õpetajatest 80. aastal. See oli väga huvitav, sest kui mõni õpetaja oli juba klassi ees ja mõni oli sõjaväes, siis selgus, et mõni oli alles beebivannis sellel ajal. Ja minu ehmatuseks selgus, et paljud ei olnudki veel sündinud. Siis hästi palju tekitas see ka kodudes tagasisidet, ehk et kui ma 6 aega varem hakkasin õpilasi ette valmistama, siis pärast seda ei möödunud peaaegu ühtegi tundi, kui keegi poleks jäänud minu laua juurde ja rääkinud, et tead, mis mul ema veel rääkis selle kohta, mis mul isa rääkis ja vaata, mis asja ma kodust leidsin. Ehk et see tekitas nagu väga sellist põnevust ja kui paar päeva oli veel ajarännakuni jäänud, siis 5. klassi õpilased juba olid värisedes minu, sest ma ei jõua enam oodata, et nii põnev on. Nii, õpilaste ettevalmistus loomulikult kõigepealt toimus ajalootunnis, kus ma näitasin ja rääkisin nagu kõigest alates poliitilisest olukorrast, kuni lõpetades peresuhete ja moega. Ja ka sellest, et nii mõnigi asi võib tänapäeval, kui me sellest ajast räägime, tunduda koomiline, naljakas, kummaline, siis kuidas tegelikult oli nende asjade sees elada. Ja koostöös teiste õppeainetega, siis näiteks eesti keele õpetaja võttis enda peale siis Nõukogude luule tutvustamise, kirjanikud, ridade vahelt lugemise, õpetas selgeks vajalikud luuletused. Muusikaõpetaja tutvustas siis Nõukogude muusikaga, autorid, lauljad, õpiti laule. Kunstiõpetaja sai tänuväärse võimaluse rääkida plakatikunsti ajaloost ja maaliti ka plakatid. Käsitööõpetajaga koos lõigati siis kaelarätte ja siin oli nüüd tänuväärne asi ka see, et sai arvestada ka riiet, et kui on nii suur riidetükk, mitu kaelarätti välja tuleb. No kindlasti jah, võib veel leida mingisuguseid lõiminguid teiste ainetega, meie piirdusime seekord nii. Ja kui nüüd ajarännak oli juba päris lähedal, siis vaatasime ka veel filmi Disko ja tuumasõda. Tagasiside
oli äärmiselt positiivne õpilaste hulgas ja mõningad laused sealt, et näiteks hästi mitmed õpilased erinevas sõnastuses nimetasid ikka seda, et oma riik on ikkagi kõige parem. Ükskõik, kui mingeid probleeme ka on, aga ikka kõige parem. Ja siis ma sain ka aru, et nad olid väga püüdlikult oma mõistust nagu treeninud, et nad ei tohi alluda sellele, mis räägitakse. Et üks õpilane kirjutas, et ajalõpetaja kohta just, et ta oli nii veenev, et ma jäin peaaegu uskuma. Nii. Ja miks siis ajarännak? Ehk et ajarännakut võiks teha sellepärast, et õpilane saab siis viibida otseselt oma rahva ajaloo ja kultuuripärandi keskel, tunnetada olukorda kõikide meeltega, empaatiavõime areneb, saab luua seoseid kõikide õppeainetega ja tunnetada seda, et maailm on tervik. Ja kindlasti peaks õpilasel tekkima ka see tunne, et see on tema maa siin ja teda vajatakse siin ja temast oleneb väga palju tulevikus. Ja kindlasti aitab see, võimaldab see mõista tänapäeva elu hüvesid ja loomulikult ka sellepärast, et ajalugu on lihtsalt kõige põnevam asi üldse, loomulikult. Ja nüüd siis koostöös meie suurepärase kunstiõpetaja Tiia Pälloga valmis meil ka sellest 80. aasta ajaloopäevast väike õppefilm koos kirjeldusega. Kuigi seda materjali oli meil 3,5 tundi, siis film on 15-minutine ja siin vahel on siis ka natukene juttu, et kellel on väga soovi, siis mul on ka mõned filmid kaasas, võin pärast jagada. Aga suur tänu teile!